tervist! No kes iganes on kunagi aia ehitamisega tegelenud ja betooniga mässanud, teab täpselt, kui tüütu ja aeganõudev see tegelikult on. Aga täna räägime millestki hoopis muust, postide rammisest. See on meetod, mis on tegelikult kiirem, tugevam ja, mis kõige rüllatavam, ka oluliselt keskkonnasõbralikum. Vaatamegi koos lähemalt, miks see võiks olla just teie järgmise projekti jaoks ainuõige valik. Nii, mis meil siis täna plaanis on? Kõigepealt uurime, miks betoonivaba lahendus üldse nii suur asi on. Siis õpime selgeks mõned põhiterminid, et me kõik räägiksime ühte ja sama keelt. Pärast seda sukeldume otse asja tuumani, vaatame, kuidas see rammimine päriselt käib. Ja lõpuks teeme ausa kokkuvõtte, kaalume ära kõik plussid ja miinused, et saaksite ise otsustada. Okei, alustamegi preege tähtsamast küsimusest, miks me üldse räägime meetodist, mis kõlab natuke vanakoolina, aga on tegelikult kaasaegses ehituses täielik revolutsioon. Vastus on tegelikult geniaalselt lihtne. Vaatame korraks seda võrdlust. Vasakul on see vana tuttav lugu, kaevad augu, tassid vett, segad tsementi ja kui kunagi on vaja aeda maha võtta, jääb maasse inetu betoonkamakas. Aga paremal, puhas ja otsekohene lahendus, post surutakse jõuga otse maasse. See on kordades kiirem ja, mis veel olulisem, täielikult pööratav. Kui posti enam vaja pole, tõmbad selle välja ja loodusesse ei jää mingit püsivat tarmi. Ja nüüd argument, mis lööb laua täiesti puhtaks. Iga üksik post, mille puhul loobutada betoonist, säästab keskkonda 4,5 kilo CO2 heitme võrra. See ei pruugi kõlada palju, eks, aga korrutage see näiteks 50 ajapostiga. Saate tulemuseks 225 kilo. See on umbes sama palju süsihappega gaasi, kui tekitab 1000 kilomeetri pikkune autosõit. Mõelge sellele, see on päris reaalne ja käekatsutav vahe. Okei. Aga enne kui me päriselt asja kallale läheme, teeme selgeks mõned põhiterminid, nii räägime kõik ühte keelt ja teate täpselt, millest jutt käib. Need on tegelikult ainult 3, aga need on üliolulised. Esimene ja kõige olulisem rampost. Mõelge sellest, teate nagu nael, mille te laua sisse lööte. See ei eemalda puitu, vaid surub selle kõrvale ja tekitab niimoodi ülitugeva ühenduse. Rampost teeb pinnasega täpselt sama asja. See tihendab maad enda ümber ja loob nii iseendale vundamendi ilma grammigi betoonita. Ja mis see on? Mis selle posti sinna maasse lööb? See ongi rammseede. See on selle protsessi süda ja mootor. Sisuliselt on see üks üliefektiivne mehaaniline haamer, mis teeb töö ära minutidega, mitte tundidega. Ja nagu pildilt näha, neid masinaid on igasuguseid. On selliseid käepäraseid bensiinimootoriga mudeleid, mida saab põhimõtteliselt autopagasinikus kaasa vedada ja mis sobivad ideaalselt koduajada. Ja siis on neid hiiglasi, mida kasutatakse suurte tööstusobjektide rajamisel. Ala põhimõte on neil kõigil täpselt sama. Ja siin on üks väike, aga absoluutselt geniaalne vidin, löögikatte. See on lihtne terasest müts, mille paned posti otsa. See tagab, et see rammseadme võimas löök jaotub ühtlase tule kogu posti pinna ja ei lõhu posti pea ära. Just see väike detail ongi see, mis eristab professionaalset tööd. Nii, terminid on selged. Lähme nüüd vaatame, kuidas see kõik päriselus välja näeb. See ongi see rammimise meistriklass. Ja teate, protsess ise on tegelikult petlikult lihtne, kui see lahti võtta. Põhimõtteliselt on 3 sammu. Esiteks, positsioneerid posti täpselt vertikaalselt õige koha peale. Teiseks, paned löögikatte peale, et posti kaitsta. Ja kolmandaks, lased rammseadmel teha oma töö. 3 lihtsat sammu ja ongi valmis. Aga mis on selle kõige juures see kõige olulisem osa? See ei ole tegelikult see löömine ise. See on sügavus. Ja see skeem siin näitab täpselt, miks see on peaaegu, et omaette inseneriteadus. Unustame korraks teised numbrid ja keskendume just sellele 7. rammimissügavus, sest just siin peitub kogu asja stabiilsuse saladus. Kõik muu sõltub sellest ühest mõõdust. Ja siin ongi see kuldreegel, mille peate lihtsalt meelde jätma. See on imelihtne. Pool aja maapealsest kõrgusest peab olema maa all. Näiteks, kui teie ajad on 2 meetrit kõrge, peab post minema vähemalt 1 meetri sügavusele maasse. See lihtne suhe ongi vankumatu stabiilsuse garantii. Ja siis sügavus tekitab midagi, mida profid kutsuvad piitsaefektiks. Mõelge niimoodi, betoonvundament on nagu pahklu, mis on kipsis, see on jäik, ja kui piisavalt kõvasti lüüa, siis see murdub just sealt kipsiservast. Aga rammitud post, see on nagu puu tuules. See paindub kogu oma maa-aluse osa pikkuses, neelab energia ja tuleb tagasi püsti. Nii et paradoksaalselt annab just paindlikkus sellele tugevust. Aga okei, tugevus on üks asi. Aga kuidas saavutada see, et aed jookseb sirkelt nagu nool?
siin tulevad mängu reeglid ja need on üllatavalt ranged. Vaadake seda tabelit. See põhineb rangetel standarditel ja räägib meile, et 25 meetri peale, see on umbes keskmise eramaja krunni pikkus, tohib postide joone või kõrguse hälve olla maksimaalselt 8 millimeetrit. See on vähem kui teie väikese sõrme küüs on paks. See on juba täpstöö, mitte niisama postide tagumine. Okei, me oleme nüüd näinud, kuidas see käib ja kui täpne see olema peab. On aeg teha lõplik otsus. Vaatame ausalt otsa nii plussidele kui ka miinustele. No plusside nimekiri on ikka päris muljetavad. See on kiirem, odavam, ei tekita prügi, säästab loodust. Põhimõtteliselt on see võit igal rindel. Sinu ajale, sinu rahakotile ja planeedile. Aga see pole muidugi mingi võlulahendus, mis sobib absoluutselt igale poole. On paar asja, millega peab arvestama. See ei sobi väga kivisesse pinnasesse ja alati on oht tabada mingeid maa-aluseid kivi või kaableid. Ja muidugi see protsess on üsna mürarikas. Nii et see ei ole niivõrd miinus kuivõrd kodutöö, mis tuleb enne ära teha. Ja mis on siis lõplik verdikt? Lõpuks loeb see, mida ütlevad eksperdid. Ja siin ongi Saksa Metallaiatehnika Assotsiatsiooni ametlik seisukoht, mis ütleb selgelt, kui tingimused on õiged ja töö on tehtud korrektselt, on rammitud posti kvaliteet betoneerituga täiesti võrdväärne. See pole kompromiss, see ongi samaväärne alternatiiv. Nii et jah, see jätabki õhku selle viimase küsimuse. Kui on olemas meetod, mis on sama tugev, aga samas kiirem, säästlikum ja loodussõbralikum, siis miks me üldse enam kaevame?